Hommikul tahtis Šveik parajasti välja minna, et kuskilt mõnd pinšerit otsida, kui helistas keegi noor daam ja soovis ülemleitnant Lukasiga rääkida. Daami kõrval maas seisid 2 rasket reisikohvrit. Ei ole kodus, vastas Šveik rangelt, kuid noor daam seisis juba eeskojas ja andis Šveikile kategoorilise käsu. Tõstke kohvrit tuppa. Ilma ülemleitnandi loata ei või, ütles Šveik. Härra ülemleitnant andis käsu, et ma ei tohi iialgi ilma temata midagi teha. Te olete arust ära, hüüatas noor daam, ma sõitsin ülemleitnandile külla. Ma ei tea sellest midagi, vastas Šveik. Härra ülemleitnant on teenistuses, ta tuleb tagasi alles öösel ja minul on käsk talle pinšer otsida. Ma panen nüüd ukse lukku ja palun teid lahkesti ära minna. Mulle pole midagi öeldud ja ma ei tohi ühtegi võõrast isikut, keda ma ei tunne, üksinda korterisse jätta. Ükskord näiteks jäeti meie juures kondiiter Beltšitski korterisse keegi mees, kes murdis riidekapi lahti ja pani lõikama. Ma ei taha sellega teie kohta midagi halba ütelda, jätkas Šveik. Aga kui mul pole härra ülemleitnandi käsku, ei tunne ma isegi oma venda. Noor daam võttis ridikulist nimekaardi, kirjutas sellele pliiatsiga paar rida, pistis väikesesse ümbriku ja ütles rusutult. Toimetage härra ülemleitnandile kätte, ma jään siia vastust ootama, siin on teile 5 krooni vaevatasuks. Sellest ei tule midagi välja, vastas Šveik. Jätke need 5 krooni endale. Ma panen nad siia tooli peale. Kui te tahate, tulge kasarmu juurde kaasa ja oodake mind seal. Ma annan teie kirja ära ja toon vastuse, aga et te siin ootaksite, see ei tule kõne allagi. Nende sõnade järel tiris Šveik kohvrid eestuppa, kõlistas võtmeid nagu mõni lossivaht ja ütles ukse juures oodates tähendusrikkalt. Paneme kinni. Noor daam astus lootusetult koridori. Šveik keeras ukse lukku ja astus ees. Külaline tippis talle nagu kutsikas järele ja sai talle siis kätte, kui Šveik sisenes tubakakioskisse sigarette ostma. Siis kõndis daam Šveiki kõrval ja püüdis juttu alustada. Kas te annate ikka kirja ära? Annan, kui ütlesin. Aga kas te leiate härra ülemleitnandi üles? Ei tea. Te arvate siis, et te ei leiagi härra ülemleitnandi üles? Ei arva. Aga mis te arvate, kus ta võiks olla? Ei tea. Ega te kirja ära ei ole kaotanud? Siiamaani pole kaotanud. Te annate selle ikka kindlasti härra ülemleitnandi kätte? Muidugi. Aga kas te leiate ta üles? Ütlesin juba, et ei tea, vastas Šveik. Ma imestan, kuidas inimesed väsimatult ühte sedasama võivad pärida. See on sama hea, kui ma peaksin tänaval iga teise vastutulija kinni ja küsiksin, mis kuupäev täna on. Sellega oli igasugustele katsetele Šveikiga jutule saada lõpp tehtud ja edasine tee kasarmuni möödus täielikus vaikuses. Šveik läks üles kantseleisse, kust leidis ülemleitnant Lukasi. Teatan alandlikult, härra ülemleitnant, keegi daam saatis teile kirja ja ootab vastust. Seejuures pilgutas Šveik tähendusrikkalt ning usaldavalt silma. See, mis ülemleitnant luges, ei avaldanud kuigi soodsat muljet. Lieber Heinrich, minu mees jälitab mind, ma pean paar päeva sinu juures elama. Sinu tentsik on suur lojus, ma olen õnnetu sinu kati. Ülemleitnant Lukas ohkas ja ütles, see daam kirjutab, et te olete lojus. Mis te talle tegite? Teatan alandlikult, härra oberleitnant, ma ei teinud talle midagi, ma olin väga viisakas. Kõigile lisaks tuli ta 2 kohvriga nagu oma koju. Ülemleitnant ohkas veel kord valjusti ja Šveik ohkas tema eeskujul samuti. Mis? Karratas ülemleitnant ähvardavalt. Teatan alandlikult, härra oberleitnant, see on väga raske juhtum. Aastat paar tagasi tuli Wojciechka tänavas ühe tapetseerija juurde keegi preilike ja tapetseerija ei saanud teda enam kuidagi korterist välja. Ta pidi viimaks preilikese ja iseenda valgustusgaasiga ära mürgitama ja nii oligi loo lõpp. On häda nende naistega, ma näen neid läbi. Raske juhtum, kordas ülemleitnant Šveiki eeskujul. Naine sõidab just siis talle 2-3 päevaks külla, kui Džebonist peab saabuma proua Mitskova,
et korrata 3 päeva jooksul seda, mida too proua pakub talle regulaarselt iga 3 kuu tagant. Peale selle peab ülehomme tulema veel keegi Preili. See Preili oli talle pärast nädalapikkust järelemõtlemist kindlalt lubanud, et laseb end patuteele ahvatleda, kuna ta peab 6 aja pärast niikuinii ühele insenerile mehele minema. Ülemleitnant istus nüüd laual pea norus, võttis siis pliiatsi ja paberi ning kirjutas kantselei Boognale. Kallis Kati, olen kella 9 õhtul teenistuses. Palun tunne end minu juures nagu kodus. Mis puutub minu tensikusse Šveiki, siis andsin talle juba käsu, et ta täidaks iga su soovi. Sinu Heinrich. Siin on teile 100 krooni Šveik. Teilegi talle õhtusöök, õhtueine ja nii edasi. Siis ostate 3 pudelit veini ja karbi Memphist. Te peate igada soovi tema silmadest lugema ja täitma. Noor daam oli rõõmsalt üllatunud, kui märkas, et Šveik tuli kiri käes kasarmust ja suundus tema poole. Nad sõitsid koju. Kodus hakkas daam suurepäraselt majaproua osa mängima. Šveik pidi kohvrid magamistuppa tassima ja vaiba hoovis puhtaks kloppima. Igast asjast võis näha, et daam kavatseb neil võitluspositsioonidel üsna kauaks ajaks sisse kaevuda. Siis hakkas ta mööblit ümber sättima. Ta pööras korteris kõik segamini. Kuid aegapidi hakkas tema energia armupesa sisseseadmisel vaibuma ning kole puistamine lõppes. Ta võttis ainult veel kummutist puhta voodipesu, kattis ise madratsi ja pani patjadele uued püürid. Oli näha, et ta tegi seda kõike suure armastusega voodi vastu, mis kutsus esile ta ninasõõrmete meelavärina. Seejärel saatis ta Šveiki lõunat ja veini tooma. Kui Šveik tagasi tuli, oli daamil seljas läbipaistev hommikumantel, mis tegi ta iseäranis kauniks ja ahvatlevaks. Lõuna juurde jõi ta ära pudeli veini, tõmbas ohtrasti suitsu ja heitis siis voodisse. Šveik aga laskis see aeg köögis sõduri leival hea maitsta, kastes seda klaasi magusa viina sisse. Šveik, kostis magamistoast. Šveik! Šveik avas ukse ja nägi noort daami patjadel kütkestavas poosis. Tulge lähemale. Šveik astus voodi juurde, daam aga mõõtis tema rassakat keha ja tugevaid reisi mingi iseäraliku naeratusega. Ta heitis endalt kõike peitva ja varjava õrna riide ning ütles nõudlikult. Võtke saapad ja püksid jalast. Näidake. Kui ülemleitnant kasarmust koju jõudis, võis vahva sõdur Šveik talle ette kanda. Teate, alandlikult, härra oberleitnant, olen täitnud kõik armulise proua soovid ja teda ausalt teeninud, nii nagu te käskisite. Aitäh, Šveik, ütles ülemleitnant. Oli tal palju soove? Umbes 6, vastas Šveik. Ta magab selle sõidu järel praegu nagu surnu. Täitsin kõik tema soovid, mis ma lugesin ta silmadest. Kui daam läks jalutama, pidas ülemleitnant Lukas Šveikiga sõjanõu, kuidas temast lahti saada. Kõige parem oleks, härra oberleitnant, ütles Šveik, kui tema mees, kelle juures ta jalga läskis, teada saaks, kus ta naine asub ja naisele järele sõidaks. Telegramm, mille Lukas saatis, oli äärmiselt lühike ja ärimehelikult asjalik. Teie abikaasa praegune aadress on, järgnes ülemleitnant Lukasi aadress. Nii juhtus, et proua Katit tabas väga ebameeldiv üllatus, kui humala kaupmees uksest sisse tormas. Ta nägi välja väga mõistliku ja hoolitseva mehena. Kui proua Kati kaotamata sel hetkel enesevalitsemist mõlemad härrad teineteisele tutvustas. Minu mees ja härra ülemleitnant Lukas. Midagi muud prouale pähe ei tulnud. Kati, sa sõidad jalamaid minuga koos koju. Pane ennast riidesse. Mõlemad jätsid ülemleitnandiga sõbralikult hüvasti ja humala kaupmees oli väga rõõmus, et kõik on möödas ilma inetutest stseenideta. Kui ülemleitnant Lukas astus magamistuppa, kus Kati oli end teele seadnud,
leidis ta pesulaualt 400 krooni ja kirja: härra ülemleitnant, te ei kaitsnud mind selle ahvi, minu mehe esimese numbri idioodi eest. Te lubasite, et ta tirib mu endaga kaasa nagu mõne asja, mille ta on teie korterisse unustanud. Loodan, et ma ei teinud teile rohkem kulu kui 400 krooni, mis ma jätan siia ja mida ma palun jagada oma tentsikuga. Ülemleitnant Lukas rebis kirjakese aeglaselt tükkideks. Ta vaatas muiates pesulaual lebavat raha ja kui nägi, et Kati on oma erutuses ka peegli ees juuksed kohendades kammilauale unustanud, pani ta selle oma fetišite kollektsiooni varasematele lisaks. Šveik teil vedas, ütles ülemleitnant. Daam, kes elas minu juures, on läinud. Tema mees viis ta ära. Aga kõigi teenete eest, mis te talle osutasite, jättis ta teie jaoks pesulauale 400 krooni. Te peate teda ilusasti tänama, samuti ka tema härra abikaasat, sest see on ju mehe raha, mis see daam reisile kaasa võttis. Ma ütlen ette, teie kirjutage. Ja ülemleitnant Lukas ütles Šveikile ette: väga lugupeetud härra, lubage avaldada kõige südamlikumat tänu selle 400 krooni eest, mis teie proua abikaasa kinkis mulle teenete eest, mida ma osutasin talle tema külaskäigu ajal Prahasse. Kõik, mis ma tema heaks tegin, sai tehtud suurima heameelega ja seepärast ei või ma seda raha vastu võtta ja saadan selle... No, kirjutage edasi, Šveik, mis te kihelete? Kuhu me jäime? Ja saadan selle, ütles Šveik väriseval häälel, mis oli täis traagikat. Ja küll, saadan selle tagasi ja avaldan oma sügavaimat lugupidamist. Läkitan aupaklige tervitusi armulisele provale ja suudlen tema kätt. Joosef Šveik, ülemleitnant Lukas Tentsik. Veel midagi, Šveik, ütles ülemleitnant, kui Šveik hakkas postile minema. Kuidas on lugu koeraga, keda te vaatamas käisite? Mul on üks koer teada, härra oberleitnant, väga ilus loom, kui teda on väga raske kätte saada.